Angela Kott on Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant ja Liis Lukas Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja. Tervitame aplausiga ettekandjaid ja siis juba teemade ja numbrite juurde. Siin ilma küsimusteta, aga kõigil võimalik ka seda värsket ülevaadet siis ka raamatu versioonis lugeda ja kodulehe QR-kood on ka kohe ekraanil teie ees. Nii, aga nüüd palun. Ja tere ka meie poolt. Me oleme siis Angelaga täna, enne oli meil üks meeste duett siin laval, nüüd oleme selline arenduskeskuse duett, et loodame, et väga eelmistele esinejatele oma esinemisega alla ei jää. Aga siis, nagu juba kuulsite ja nägite ka, kui sisse tulite, siis 2024 aasta majandusülevaade on valmis. Trükisoojana jõudis ta ka õnneks siia täna. Ja kõik saate endale selle kaasa võtta ja ka meie kodulehelt, arenduskeskuse kodulehelt seda siis PDF-formaadis ka lugeda. Ja meie käest ikka aeg-ajalt küsitakse, et miks te avaldate või annate välja majandusülevaate eelmise aasta kohta, et tegelikult juba praegu hakkab 2025 aasta lõppema. Ja vastus on ikkagi seesama, mis me oleme kogu aeg öelnud, et majandusülevaateid me koostame majandusaruannete põhjal. Majandusaruanded peavad ettevõtted esitama juuni lõpuks, mis tähendab, et alles siis saame meie pärida andmed äriregistrilt ja siis me hakkame neid andmeid analüüsima, siis me hakkame tekste koostama ja see kõik võtab lihtsalt aega. Et me oleme endiselt selle seisukohal, et seda sellist ülevaadet on iga-aastaselt vaja teha, sest see annab sellise väga hea trendide ja suundumuste ülevaate, mis siis, et on sisuliselt eelmise aasta ju kohta. Kuid meie ikkagi plaan on ka sellega siis jätkata. Ja see protsess, nagu ma mainisin, on jah päris pikk, aga meil on sinna protsessi kaasatud erinevad inimesed ja sellel aastal on mul hea meel, et meil päris palju arenduskeskuse enda meeskond sellest trükisest suutis ise kokku panna ja tegelikult loodame, et see ka niimoodi edasi läheb, et me ei pea seda sellise nagu tervikformaadina kusagilt tellima. Ja selline väike ajaloorännak ka praegu siia, et majandusülevaadet on Hiiumaal välja antud iga aasta alates 1999. aastast. Selle esimesed koostajad olid Omari Õpiselg ja Elmo Harjak, kes istuvad täna ka siin saalis. Ja mul on väga hea meel, et Elmo endiselt on meiega meeskonnas ja siiamaani siis panustab majandusülevaate valmimisse. Seega suur aitäh Elmole. Ja mis me siis, pane järgmine slaid. Ja mis me siis kokkuvõtvalt nagu üldiselt võiks 2024 aasta kohta öelda, et tegelikult oli jätkuvalt väike langusaasta, kuigi 4. kvartalis tulemuste järgi oli näha juba natuke paranemist, siis ikkagi nagu Saare kogu müügitulu oli 3% väiksem kui 2023 aastal ja kui te mäletate, siis 2023 aastal oli ka miinusmärgiga see protsent kahjuks. Aga positiivse poole pealt ma tooksin välja selle meie plastitööstuse nagu stabiliseerumise, sest et plastitööstus, siin enne räägiti teistest sektoritest, aga tegelikult on plastisektor ja plastitööstus on 24% kogu Saare käibest ja plastitööstuses tulemustest oli näha stabiliseerumist, mis on tegelikult väga hea, sest et plastitööstus on üks meie tugisambaid. Suutis siis hoida oma müügitulu ja kasvatada eksporti ka? Jah, ja selleks, et üldse aru saada, et meil on siin 24, 20, 12 erinevad protsendid, et räägime siis 1000 ringis olevatest äriühingutest. Küll, aga see on nüüd üldine number, kus ka FIE-d on sisse arvestatud, aga analüüsis ei ole FIE-d sees. Ja kes soovib täpsemalt andmete analüüsi tausta lugeda, siis see on ülevaate viimane leht ja saab täpselt teada, mismoodi me oleme oma andmeid kogunud ja millistel alustel analüüsinud. Jah, aga võib-olla Liis tegi siin plastitööstusega
päästetööstusest väikse ülevaate, siis ma jätkaks siit hulgi ja jaeehitusega. Et kui plasti kohta sai positiivselt öelda, siis paraku hulgi ja jaekaubandus 2024 langes, nii müük kui lisandväärtus kui ärikasumid, samamoodi ehituses ja mõlemas sektoris ka töötajate arv. Aga siin on veel selline tore protsent nagu 12 ja sinna taha on kirjutatud muud sektorid. Muud sektorid on muideks tõusnud 9% pealt 12 peale ja see tähendab nüüd siin tehniliselt erinevaid teenusettevõtteid. Et siin on näiteks tiitreisid ja ühesõnaga, miks ma tahan sellest rääkida, on see, et see on iseenesest hea märk, et meie majandus on mitmekesistumas, kui erinevad ettevõtted teevad häid tulemusi ja muude sektorites töötajate arv on tõusnud ettevõtetes, müügitulu on tõusnud, ärikasumid on tõusnud, investeeringud on tõusnud, lisandväärtus on tõusnud. Et saame ka siia midagi positiivset tuua. Ja siis tekstiili ja rõiva tootmine, mis väga suuresti kukkus 2023, et tegelikult, ma vist lähen edasi korra. Jah, et ühesõnaga tekstiilitööstus tegelikult on ka näitab väikest kasvu. Küll muidugi ta ei ole samal tasemel, mis siin enne suurt kukkumist, aga vähemalt on tõusuteel. Aga siin on üldised numbrid siis kokku, et Hiiumaale registreeritud ettevõtete müügitulu, väike langus, ärikasum, summa väike langus ja eksport väike langus. Kaupu ja teenuseid eksportisime siis ligi 52 miljoni eest. Ja see moodustab peaaegu veerandi siis ettevõtete müügitulust. Jätkuvalt on meie suurimad eksporditulud Soome, Saksamaa ja Rootsi ja need turud küll siis kõik 3 langesid. Ja nad moodustavad ka poole meie ekspordikäibest. Aga tuleme jälle positiivsete nootide juurde ka. Ja kui need turud langesid, siis Läti kasvas 2,5 korda. Ja Leedu tegi ka sellise huvitava 39% hüppe. Ja siia alla ma tõin siis erinevad sektorid, kellel eksport tõusis. Et teadupärast koos tekstiili ja puidutöötlemise mööbli tootmisega, need mõlemad kukkusid väga suurelt 2023. Et ka siin on nüüd näha, et eksport on tõusnud 21%. Et jah, et kui me mõtleme, et seda langust versus seda 21%, siis ta kindlasti ei ole seal 2020 ja kuni 2022 tasemel, aga siiski trend on positiivne. Tekstiili- ja rõivatööstusest me juba rääkisime, et plast oli stabiilne ja tegi +2 ja samamoodi toiduainete tootmine on muutunud tugevaks, et ka nende müügitulud, ärikasumid ja lisandväärtus ja kõik tegelikult on positiivne, kui te vaatate pärast majandusülevaadet. Siis see on ka tegelikult, ma arvan, tuttav pilt juba nii paljudele, et meie suurimad tööandjad ei ole muutunud, need on samad, top 3 ja samamoodi müügitulu järgi seal eelmine aasta tarbijate ühistu oli esimene, Tagoplast teine, aga suures pildis on see sama pilt. Ja siin on ka hea tõdeda, et Tagoplasti müügitulu näiteks +7. Vot nii, ma mõtlen, kas midagi veel. Ei olegi vist, et detailsemalt alati võib meile kirjutada, kui kellelgi on küsimusi, sest et numbreid koondades peab väga põhjalikult nende taha vaatama ja tihtipeale andmetest peab suutma välja lugeda ka mingeid anomaaliaid. No ma toon siis veel sellise, ütleme sihukese asjaga siia lõppu, et jätkuvalt on plastitööstus meil suurim, me oleme sellest sõltuv, aga kui me vaatame kõiki sektoreid eraldi, siis iga sektori põhimõtteliselt juhtivaid ettevõtteid on 3, ehk siis nende edust sõltub väga palju kogu sektori tulemus. Et see on 1-3, mõnel on see lausa 1 suurtegija, mõnel on see 3, ma ei tea, ehitus on võib-olla kõige sellisem sarnase suuruse, käibe suurustega ettevõtetega tuleb see top. Aga muidu meil ikkagi meie sektorit ja meie valdkondi juhivad mingi 3 ettevõtet üldjuhul. Jah, ma ei tea, Liis, tahad midagi veel täiendada?
Võib-olla seda, et me tegelikult ka alati hea meelega kuulame tagasisidet majandusülevaatel, et kui kellelgi on mõtteid, ideid, kuidas seal midagi paremaks teha, muuta, siis andke meile teada. Me siin aastate jooksul oleme ka neid täiendusi siia sisse viinud, et hea meelega kuulame teie tagasisidet ka siis, kui see on kriitiline. Ja loodame, et on ka positiivset tagasisidet. Aitäh! Aitäh!